Tere 3. K-klass! Täna räägime kaardist ja kaardilegendist. Kaardil kujutatakse suuremat maa-ala kui plaanil. Kaart on suure maa-ala kujutis. Näiteks Eesti kaardil on kogu Eesti riik. Enne kui läheme kaardi juurde, tule vaata koos minuga Eesti pinnavorme. Nagu sa näed, asub Eesti tasasel maal. Näiteks Norras näeme kõrgeid mägesid. Kui aga otsime Eesti kõige kõrgemat kohta, siis selleks on Suur Munamägi. Suur Munamägi on 318 meetrit merepinnast kõrgemal. See asub Haanja kõrgustikul. Ja seal on vaatetorn. Ja lähmegi sinna. Kuigi praegu ei ole näha, et Suur Munamägi oleks oluliselt kõrgem, siis tornist on vaade veidi teistsugune. Ja lähme kaardi juurde tagasi. Et edasi anda kõrgussuhteid kaardil, kasutatakse erinevaid värve. Tule ja vaata minuga õpikut. Palun ava õpik leheküljelt 48. Seda sa juba tead, mis on kaart ja kuidas paigutatakse kaardile ilma kaared. Nagu plaanidel, nii kujutatakse ka kaartidel esemeid vähendatult ja pealtvaates, kasutades selleks leppemärke ja värvusi. Kõiki looduses olevaid esemeid kaartidele ei kanta. Maismaad kujutatakse kaardil roheliste, kollaste ja pruunide värvustega. Kõige madalamad alad on rohelised, kõrgemad alad on kollased ja kõige kõrgemad on pruunid. Veekogud on sinised. Mida madalam on meri, seda heledam sinine. Mida sügavam, seda tumedam sinine. Selliselt kujutatakse pinnamoodi ja sa näed, et kõige pruunim koht on Eesti kõige kõrgem koht, Haanja kõrgustik. Siniste joontega tähistatakse kaardil jõgesid. Mustad, kollased või punased jooned on teed. Joontega on tähistatud ka riigipiirid. Linnad on kaardil tähistatud enamasti ringidena. Suurema linna kohal on suurem ring. Kõiki leppemärke ei ole vaja meelde jätta, sest need on tähistatud kaardilegendil. Ja vaatame Eesti kaardilegendi. Siin näed näiteks Pärnu linna ja riigipiiri Lätiga. Väiksemad linnad ja teised asulad on tähistatud mustade punktikestena. Rannikuvesi on madalam ning muutub aina sügavamaks. Palun ava oma töövihik leheküljelt 28 ja 29. Kaart ja kaardilegend. Ülesanne number 1. Vaata Eesti kaardil olevat kõrguste ja sügavuste skaalat. Mida näitavad numbrid? Numbrid näitavad maismaa pinnavormide kõrgust ja veekogude sügavust. Kui suurt kõrgust või sügavust meetrites tähistab skaalal kõige tumedam pruun. Ja seda näed siit. See on 250 meetrit. Kõige tumedam roheline. See kirjuta palun ise. Ja kõige tumedam sinine. Ülesanne number 2. Ühenda õigesti paarideks. Mida tähistab kaardil? Tumeroheline värvus. Ja vaata kõrgussuhteid. Tumeroheline värvus tähistab kõige madalamat kohta maismaal. Tumepruun värvus tähistab kõige kõrgemat kohta maismaal. Ja tumesinine värvus tähistab kõige sügavamat kohta meres. Ülesanne number 3. Vaata Eesti kaardilt ja tõmba õigele vastusele joon alla. Selle ülesande lahendamiseks tõstan siia Eesti kaardi. Kumb on kõrgem? Kas Eesti lääneosa või idaosa? Kui vaatame Eesti idaosa, siis see on kõrgem. Kirdeosa
või edelaosa ja kõrgem on kirdeosa, loodeosa või kaguosa ja kõrgem on kaguosa, põhjaosa või lõunaosa. Sellele küsimusele ei ole head vastust, sest nagu sa näed, siis suur osa põhjapoolsest Eestist on kõrgem kui Lõuna-Eesti, kuid Lõuna-Eestis on meie kõige kõrgemad kõrgustikud. Seega ära siia jooni alla tõmba. Ülesanne number 4. Võrdle plaani ja kaarti. Kirjuta nende ühesugused tunnused sinna, kus ringid kattuvad. Erinevused kirjuta sinna, kus ringid ei kattu. Vali ainult sobivad tunnused. Väike maa-ala, alt vaates, suur maa-ala, leppemärgid, suurendatud, pealtvaates, vähendatud, külgvaates. Siin näed plaani ja siin tükikest kaardist. Plaan on väikese maa-ala kujutis, kuid kaart on suure maa-ala kujutis. Kumbki ei ole kujutatud altvaates. Leppemärgid on nii plaanil kui ka kaardil. Plaan ega kaart ei ole suurendatud. Nii plaani kui ka kaarti vaatame pealt vaates. Nii plaan kui ka kaart on maa-ala vähendatud kujutis. Külgvaates ei ole samuti õige vastus. Ülesanne number 5. Võrdle õpikust plaani leppemärke ja kaardi legendi. Vali neist mõned ja joonista sobivasse lahtrisse. Kirjuta juurde leppemärkide tähendused. Panin sulle plaani leppemärgid ja kaardi legendi juba siia. Näiteks leppemärgid, mis on ainult plaanil, on puuviljaaed, õu, majad ja ka teised. Vali endale sobivad. Leppemärgid, mis on nii plaanil kui ka kaardil, on näiteks maanteed ja leia siia veel näiteid. Leppemärgid, mis on ainult kaardil. Neid vaata siit. Ootan teie töid. Head aega!